tere, ma olen Gunnar ja ma olen siis korteriühistu haldur, et seda maja ma haldan. Tere. Tulge pange allkiri ka siia. Või noh, mitte seda maja, vaid see on mingi muusikalõss, mis ma sõbralt rentisin, aga lihtsalt, et põhimõtteliselt haldan maja, isalt selle töö ma sain, õppisin ülikoolis ärijuhtimist, magister, et lõputöö jäi küll tegemata. Ühesõnaga pikk koosolek on ees ja loodame, et hästi. Tervist. Jah, nimi, ja allkiri ka, et vabandage, kas te olete seal kättemaksukontoris? Olete see sama? Ei ole, ma ei ole Ala Võrvits. Vabandust, tõesti. Jah, ei. Nonii, tundub, et meil täna vist rohkem ei tule siia inimesi, et ma korraks teen kiire arvutuse. 1, 2, 3 + 3 ja siia 3, 4 ja siis just. Ja super, kvoorum on koos. Väga hea, me saame täna võtta vastu otsuseid, me saame teha asju, me saame arutada väga hästi. Et tere, ma olen Gunnar, ma olen teie haldur. Mitte teie haldur, kortermaja haldur ja et võtan siin siis praegu veel vanat haldurit asju üle, et ta küll läks nagu sükse rutuga välja siit, aga samas nagu kui ma vaatasin, mis ta alles jättis, et väga ei olnud, et võib natuke segadust tulla, et ma tõesti vabandan nagu just viimast nädalat. Mida sa vabandad, mingi ratas oled või? Just, et Tort on, noh. Teema kuradi tööd, mille eest me sulle kuradi maksame, siis peab vabandama. Jaa, nõustun, et tõesti vabandused ei ole vabandust väärt. Et just, et aga samas, kui nüüd täiesti aus olla, et ma just sain hommikul kirja ka, et ega ma ka siin enam kaua ei ole, et leidsime uue halduri siia teie maja jaoks ja et ta on väga hea, aga ta lihtsalt hetkel praegu, nüüd kui ta tuleb siia, et siis ta läheb kõigepealt puhkusele. Et tal on siuke 6 aega vaja natuke koguda ennast, aga pikema jututa võime alustada, ma arvan, et võtame ette tänased teemad, et tuleb olla ikkagi produktiivne, aktiivne, avaldada arvamust ja siis lõpuks ka kindlasti hääletame. Et esimene teema meil ongi siis just katuseparandus, et ma panen kohe siia ilusti kirja ka, et see on kõigil näha. Et katuse just. Siin võib vaadata kaamerasse. Mina olen kuradi Kristjan ja mida ma teen? Ärimees olen, ütleme nii. Ma tegelikult ma olen kuradi miljonär olnud ka. Vanas rahad, krooni ajal. Ma olin miljonär. Siis tuli kuradi euro peale. Persse reis. 64 000 närve. Mõttel. See on sul liisingusse võetud? Sinu asi on ees. Ma olen kuulnud majaelanike käest, et see on su ema nimele võetud see liising. Kes kurat seda ütles? Ema nimele või? Kes kuradi? Ema nimele reis. Ma kuradi teen ema nimele reis. Su ema ise helistas meie toimetusele ja ütles, et kui ta näitab oma uut autot, siis kuule, jäta minu ema ja isa välja siit, eks ole. Ta ise palus meil. Millest need pisarad, kas emast on kahju? Meie persi emast, kurat külm on väljas, sest teeme ära selle sita, lähme kurat minema. Mul kuradi töö seisab reis. Hea masin on reis, tööloom. Hommikul mõnikord, naine läheb mul 6, vaata. Viskan naise tööle ära ja mõnikord sõidan Bolti hommikul. Mul hakkab mingi 9, mul hakkavad mingid kõned tulevad peale järjest, vaata. Ennem seda, paar tundi sõidan ja kuradi aega parajaks teha. Mitte raha pärast, Mis kuradi raha seal on? Vaata, igast hästi tuleb ette, kui Bolti sõidad. See on juba üks põhjus. Üks kuradi... Üks hommik kuradi, vaatan kummaline, kuradi huvitav mingi kuradi klient on ju, et vaja need, mingid lapsed kuskilt rühmast viia kuhugi, mis iganes on. Ja lähen kohale, viskan kurat lapsed kasti ja panen minema ja siis kui vaatan kurat telefon, kõneris, võõras number, helistab. Võtan vastu, jah. Võõrad lapsed. Valed lapsed võtsin.
ei no tuli ja politseiga, aga noh, come on, võmmid, normaalsed mehed ei ole, mingit probleemi on, rääkisin ära asjad, noh. Ja seda aru saamatu, segadus, eks ole, noh, ei midagi. Kuradi ainuke asi, mis häirib, kuradi nupp raisk. Noh, vaat seda, noh. Mis kuradi mõnu siin on? Kuradi kang olla, suur auto. Aga majja pidavad kolima üks uus elanik, kes on ka seda mõtled, jah? Et ma ei usu raisk. Ma ei usu, et ta mingi kurat õige vend on. Ma olen näinud küll, ma olen Indias käinud ja ma olen kuradi maailmas kuradi ringis võitud niimoodi, et vähe pole raisk. Ma olen igasuguseid kuradi näinud neid kuradi kultuure, kurat. Ja mul ei ole midagi neile vastu hoidnud. Aga noh, ärgu siia majja tulgu. No mine üle. Laps raisk. Vaata nüüd. Raisk. Kurat, mõnusas. Kurat, mulle meeldib. Ma ei saa aru, mis kuradi katuse paranduse jutt siin käib. Täiesti uus maja. Kuidas see katus saab perses olla juba? Ja üldsegi nagu, no isegi kui on persis, mul vahet ei ole. Mina ei kasuta katust. Ma olen esimesel korrusel, on ju. Mina ei kavatse maksta selle kuradi katuse paranduse eest. Ma võin pakkuda teile katust. Kuradi katuse vennale, aga mina maksma ei hakka. Sinu käest raha kätte saamine ikka alati üks nalja asi. See on ühistu, kõik maksavad koos. Aga kui me hakkame seda raha kaasama selle katuse jaoks või raha tõstma selle katuse jaoks, siis see ettepanek on mul küll, et võtame siis küsime Villemi käest vähem. Mis asja, miks? Sest meil on salliv ühistu. Meil on kõigi ühistu. Mis asja, ma olen tippkokk, tead seda? Mul on püksis tippkokk. Mis asja, Gret? Maja ühistu räägime, et siin, et ma saan poole vähem palka. Tegelikult ma ei saa poole vähem palka, ma saan väga head palkana. Ja muide, ma ostsin ka korteri otse väljana. No just, et ma täiesti nõustun, et minu arust me peaksime panema ikkagi Villemikese katuseraha pooletamise hääletusele. Just. Jah, palun. Me tahan öelda vahele, me musuga oleme ka tegelikult väga hoolivad, et eelmine aasta tegime hästi palju #salliv postitusi sotsmeediasse, et tõmbaks selle ühistu sotsmeediaga käima, äkki teeks praegu ka ühe, teeme ühe. Jah, see kõik on väga tore, aga selles mõttes paneme hääletusele, et Villempoisile pool katuseraha, et hääletame. Mis hääletus on? Tõsta käsi lihtsalt, jah. Tõsta käsi, aidake teda. Just tuli sealt ka käsi üles, väga hea. Et siin ongi siis, Villem oli pool häält, jah, et Villem... Ei ole pool. Vabandust. 5,5 punkti, see on 7-ga jagatud. Ja just, kvoorum koos, hääletatud. Villem, sa maksad nüüd poole vähem. Täiesti mõtle. Väga hea, ma panen kohe plussi siia sahvile. Mul tilkus ükskord vett pähe. See tekitas omapärase justkui loodusega ühes rütmis eksisteerimise tunde. Aga see vesi ei tulnud katuseaugust, vaid ma olin siis metsas. Kuradi katuseaugud kogu aeg. Meil omal ajal polnud katustki. Olge õnnelikud, et teil katus pea kohal on. Hoopis see kuradi ärimees, see mängib minu pea kohal seda kuulimängu iga öö, see pentanki. Petangi või? Petangi, vanamees ajab lolli juttu, kuradi petangi ma mängin. Mängid ja ma ei saa magada. See kuradi elab minu peal üldse. Öösi käib. Pentangi nagu kuradi märtsi pommitamine oleks pauk ja magada kurat. Katuse raha juurde, on ju. Mina ei kavatse maksta see aru. Ma ütlesin, ma olen esimesel korrusel. Ma ei kasuta seda katust, on ju. Jah, las vanamees maksab. Ja mängid kurat nagu märtsi pommitamine oleks jälle... Ole vait korra, noh. Märtsi pommitamise ajal polnud kandi... Ma toon näite korra. Ühesõnaga, kui mul kuradi rammil on ju Dodge'il, mul ei ole kuradi järelkäru, on ju. Ma ei maksa selle ooduse eest, on ju. No ma olen esimesel korrusel, mul ei ole vaja katust saada aru. Vanamees elab peal, on ju. Kas tema olema kuradi katust kasutab? Me saime hääled kokku. Sa aru, kui mul rammil ei ole järelkäru, ma ei maksa seda. Paljud majaelanikud on kurtnud, et sa oled neile rahavõlgu ei taha tagasi maksta ja ka kommunaalide arved on persi kuradi, ma ütlen see kuradi, see on see kuradi IT-mees jälle või? See on see kuradi kits või kuradi... Ma ütlesin talle, et ma maksan raisk. Mul on kuradi, ma hakkasin tegema siin kuradi seda ülekannet, mingi kuradi ID-kaardi mingi
ma ei tea, sertifikaat, ma ei tea, noh, mida iganes, saab oma raha, pangu suu kinni. Kits.